küsimus või kommentaar selle riigi ja liberalismi osas kõrgharidusel. Et tegelikult ei ole seal ei riiki ega ka liberalismi ja tegelikult oleks see ka riiklik lahendus suhteliselt lihtsalt võimalik. Sest kui me vaatame praegust Eesti haridussüsteemi, siis üldharidus näiteks on see liberaalne pearahapoliitika sisse viidud, kõrghariduses ei ole, kuigi vastupidi, kõrghariduses see töötaks veel paremini ja siis ei oleks niimoodi, et ühed saavad riikliku tellimustega õppida ja teised peavad maksma. Nii et siin on erinevad poliitikad toimivad. Ja teiseks, kui me räägime sellest, et tegelikult ei ole siis riikliku kontrolli vene kõrgkoolide üle, mida on nüüd 60 tükki, aga tegelikult on neid kõrgharidusstandardi õppekavasid 800-900. Ja ka nende üle pole mingit riiklikku kontrolli, nii et killustatus on mitte 60, vaid 600-700 või rohkemgi. Ja tegelikult oleks ühesõnaga seda kõrgharidussüsteemi pole analüüsitud korralikult ei liberaalsest aspektist ega ka siis sotsiaaldemokraatlikust ehk riiklikust aspektist. Antud juhul näiteks on võimalik riiklik kontroll üsna lihtsalt kehtestada, kui näiteks teha üle riiklik kõrgharidusnõukogu, nii nagu on näiteks California osariigis Ameerika Ühendriikides, kus on umbes 10 ülikooli, igas umbes 20 000 üliõpilast, kokku rohkem üliõpilasi kui Eestis tervikuna. Ja kõiki neid ülikoole siis kontrollib üks osariigi nõukogu. Nii et tegelikult, kui me teeksime sellise riikliku nõukogu, oleks võimalik ka kõrgharidust riikliku kontrolli alla võtta. Ja samuti ka, kui me räägime liberaalsetest poliitikatest, et milline õppemaks peaks olema, kas kõigile tasuta või kõik tasuline, see on ka analüüsimata tegelikult. Kas on kommentaare? Võiks ütelda, et küsimus on selles, et meil tegelikult, kas meil on siis riiklikku kontrolli kõrghariduse üle ja kas meil rakendatakse siis seda no, nii sellele kui ka ringhäälinguga seotud küsimusele kõigele ma vastaksin niimoodi, tähendab, me oleme sellest kahest variandist. Mitte sotsiaaldemokraatlik, vaid isegi puhtalt sotsialistlik, on nõukogude aegne haridusmudel ja liberaalne haridusmudel. Oleme me valinud sellest kahest kõige kolmandama ja kõige nigelama, kus ei ole see, teine ega kolmas ja noored inimesed jooksevad peaseljas ringi ja nad ei tea, mis nende ümber sünnib. Me oleme praegu saavutanud olukorra, kus Marju Lauristiniga, nüüd rääkisin mina ka temaga, mille hulga ja me kahe peale rehkendasid kokku, et meil on kuskil umbes 5000 noort inimest, kellel on lõpetamata kõrgharidus ühel või teisel põhjusel. Kas seoses üleminekuga Boloniale, seoses sellega, et 4-aastase bakalaureusena ei maksa ja nii edasi. Ja muide seesama riiklik tellimus on nüüd tegelikult varjatud subsideerimine, mida jällegi ei nimetata selleks. Mina olen selle poolt, et asjad peaksid olema selged. Kui on riiklik, kui on era, siis on era. Ja kui riik tuleb konkureerima lasta, siis ütleb, et ma tulen siia ja siis eramees lihtsalt ei lähe sinna vahel, kus ta tõrgema. Ma püüan ka lühidalt, et väga suures osas kõik on kinni rahas. Minu meelest meil eraülikoole on rohkem kui meil õppejõude. Ma olen sunnitud tunnistama, et on palutud minult, mis see lõputöö kohta kirjutab, mis see tark sõna on, retsensiooni aastal 2000 midagi tööõiguse kohta tehtud retsensioonile, sellise tööõiguse kohta, mida Eestis ei kehti juba aastast 1992. Tudeng on selle töö kirjutanud aastal 2002, lõpetas eraülikooli. Julm pilt, mul tuli hirm nahka. Samal ajal ma pean ütlema, et ma olen Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige ja pean nukrusega nentima, et ehitusteaduskonna õppejõu keskmine vanus on täna 63 aastat, mis sisuliselt tähendab seda, et kogu austuse juures võib selle vajaliku ja mitte kuhugi kaduva eriala õpetamine kaduda lihtsalt seetõttu ära,
et tudengid enam ei kuule, mida õppejõud räägib, kui nad ei jaksa rääkida. Ja samal ajal kõik need võimalused, kuidas nagu noori inimesi, kes seal kõrgkoolis õpivad, püütakse hoida kõrgkooli juures, et tekiks huvi teaduse vastu, kõik nii, et neist areneksid õppejõud, kõik jäävad ikka selle sama asja taha, milline raha. Minu mõelest riik võiks südame rahuga oluliselt panustada rohkem haridusse, kõrgharidusse. Mida ma kohal küsis ka, et meil on demograafiline trend selline, et tudengeid jääb väga kiiresti väga palju vähemaks, mis on isendist väga kurb ja siis on ju samas see debatt, et võib-olla peaks minema tasulisele kõrgharidusele üle, kuna meil rahaliselt ei jätku per tudeng. Nüüd minu arust, mis juhtub, on suures osas see, et ega majandus ei kahane mitte mitte sellepärast, et tudengeid jääb vähemaks, aga teistel põhjustel. Aga sisuliselt mis ikkagi teoorias juhtub, on see, et mida vähem on meil tudengeid, seda rohkem per tudeng meil riigi rahastust peaks jääma. Et kas selles valguses, võib-olla küsime siis siit liberaalselt poole, et kas on tõesti asi selles, et riigile ei jätku raha kõrghariduse rahastamiseks, eriti siin läheb näiteks 5 või 10 aasta perspektiivis, või tuleks neid õppemakse kehtestada muudel põhjustel? No ma arvan, et hariduse osas me peame siiski fikseerima Eesti riigi prioriteedid ja Eesti riigi üheks praegu välja kuulutatud prioriteediks on see, kuidas saaks haridusministeeriumi ikkagi Tallinnasse tagasi tuua. Nagu hiljuti kultuuriminister teatas, et ta ühineb kultuuriministeeriumiga, saab vähemalt oma ministeeriumi Tallinnasse tagasi. Tähendab reaalselt ikkagi ja seniajani me ei tohi ka Euroopale ette heita Strasbourgi Brüsseli vahel sõitmist, kui meil ühes riigis haridusministeerium sõidab 2 linna vahel. Ja mina ütleksin niimoodi, jätame praegu rahule, selle on ta liberaalne riiklik ja nii edasi. Selle aja jooksul, mis ma olen töötanud vabas iseseisvas Eestis, tavalise professionaalne, isegi mitte kateedri juhatajana, vaid lihtsalt reaalne, võin ma öelda, ma ei ole Eesti haridusministeeriumis näinud mitte ühtegi poliitilise tahte avaldust hariduskorda teha, ükskõik kuhu. Tahate tehke liberaalne, tahate tehke riiklik, aga ärge valetada. Ärge öelge inimestele, et see jääb alles. Tuleb jälle mingi reform, tuleb jälle midagi ümber, kus juures tuhanded noored kaotavad aja ja perspektiivi. Meil on praegu see asi olemas. Me ei ole ühtegi sammu selles suunas astunud.